Uudised on eetris ja stuudios Rohke Debelak. Tallinna linnavolikogu pidas eile erakorralise istungi ja kehtestas lasteaia kohatasu kõikidele linna elanikele, sõltumata sellest, kas nad on linna kodanikud või mitte. Põhjusel, et linnavalitsus ja linnavolikogu on juba mitu kuud tegutsenud lasteaiana ja kõik see on olnud linlastele tasuta. Sellise lasteaia eest lihtsalt peab maksma, on volikogu üksmeelne seisukoht. Linlased on lasteaeda saatnud oma esindajad ja lootnud, et need saavad seal ilma kasvatajateta ise hakkama. Päris elus see aga nii ei ole. Eriti suuri probleeme on sõimerühma ja kaarte segab ka see, et lasteaeda on saadetud terve pere. See, et jätkatakse ainult lasteaiana ja ei püüta vahepeal etendada linnajuhtimist, on paljudele endistele linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmetele selgust toov ja omamoodi vabastav ja lõppeb skisofreenilise võitu olukord, kus tegeletakse mitme teineteist välistava tegevusega. Kohatasu summa suurus on esialgu 34 eurot iga pealinnas alaliselt elava inimese pealt kuus. Riigikogu aga hakkab sügisel menetlema annetusseaduse mitmeid sätteid ja reguleerima erakondadele tehtavaid annetusi. Samuti reguleerib uus seadus erakondade poolt tehtavaid üleannetusi. Annetused on otsustatud siduda üleannetuste arvu ja mahuga ja see võimaldab erakondadele nii suuremaid annetusi kui ka üleannetusi. Viimaste lubatud arv on senise 10 asemel tõstetud 270 üleannetuseni kuus. Samuti on lubatud salajaste üleannetuste tegemine, mis kunagi päevavalgele ei tulegi. Nende hulk on seaduse muudatuse kohaselt, kui see läbi läheb, seniselt 20 tõstetud 80 aastas. Valitsus annab aga teada, et uus raviteenuste rahastamise mudel näeb ette senisest enam patsientide panustamist ja lisaks makstavale sotsiaalmaksule kehtestatakse peatselt igale raviteenusele ka märkimisväärne hind. Samm on kavas ette võtta pikka aega jälgitud nähtuse tõttu, mille kohaselt on inimesed nõus teaduspõhise ravivõimaluse puudumisel kõikvõimalikele imearstidele ja ravitsejatele maksma suuri summasid. Kava kohaselt lõpetavad ka arstid oma senise praksise ja muudavad ennast imeravitsejateks ja küsivad selle eest nii suurt raha kui võimalik. Inimesed usaldavad imearste sageli rohkem kui tavapärast meditsiini ja kavandatav imereform peaks kasu tooma mõlemale poolele. Imearsti süsteemiga liitumine on kerge. Riik määrab igale inimesele imearsti, kelleks on tavaliselt endine perearst. Siis tuleb vaid osta 2000 euro eest imet tegev mäe tipu oru koala sapikividest pärlikee, mille järel lõpetatakse vastav loits ja siis tuleb jälgida edasisi imearsti nõuandeid ja maksta saabuvaid arveid. Keskkonnaministeerium annab aga teada, et prügi sorteerimine ja pakendite pesemine on tegevus, mida kindlasti peaks inimesed ja asutused edasi tegema, vaatamata sellele, et sorteeritud prügi jõuab siiski suuremas osas prügimäele või ahju, mitte taaskasutusse. Kui pakendid on kenasti pestud, siis jätab see järeltulevatele põlvedele meist mulje, et olime viisakad ja korrektsed inimesed. Samuti ei ole pestud ja sorteeritud prügimäel hoidmine lõplikult taaskasutamisest loobumine, vaid annab taas järeltulevatele põlvedele võimaluse seda prügi kunagi taas kasutada, kui meie ise sellega veel toime ei tulnud, märgitakse ministeeriumi teates. Ja lõpetuseks riiklik ilmateenistuse teadetel on täna alates õhtupoolikust Eestis suhteliselt udune silm. Autojuhid puhuvad kirbest ja vedelast kiirusega 1,2 kuni 4,3 promilli sekundis. Eetris olid uudised.